Tere tulemast Võtja tuleviku podcasti. Mina olen Robert. Mina olen Mihkel. Ja täna me räägime kinnisvarast ja üürimisest ja kõik sellest muust. Et külalised, kas te saaksite ennast tutvustada, palun? Jah, tere. Minu nimi on Ketlin. Olen siis kinnisvaramaakler Uusmaa Maakri peakontorist. Tere, minu nimi on Kristin ja olen samuti Uusmaa peakontorist. Et võib-olla alustaks siis nagu kõige algusest, et me kõik nii-öelda jõuaksime meie siin ja kui ka kuulajad jõuaksime kõik samal lainele. Et mis asi see kinnisvara üldse on? Et kas iga maalapikene saab olla kinnisvara, et kui ma näiteks Šotimaal, kui ma kingin sõbrannale Šotimaalt mingi tiitli, et ta on nüüd lord, et kas ta on nüüd ka kohe seal kinnisvara omanik või kuidas see täpsemalt käib üldse? No, kinnisvara ongi siis maatükk ja tema juurde kuuluvad siis päraldised, kas näiteks on siis maja, päraldis võib olla ka metsad, õunapuud ja siis need viljad, mis nende puude peal kasvavad, need on ka päraldised, aga kinnisvara siis tõesti maatükk ja selle juurde kuuluv. Okei. Võib-olla niisugune küsimus, et mida siis tudeng, iga tudeng peaks teadma kinnisvara kohta, et mis on võib-olla niisugused põhitõed, mida koolis ei õpetata ja need nippides võib-olla, mida peaksid tudengid teadma enne oma esimest niisugust kinnisvara deep dive'i või otsingut, et kui nad tahavadki nüüd hakata oma kinnisvara ostma? Ütlen oma isiklikust kogemusest, et kõigepealt tuleb pangaga suhelda, et teada saada, et millised on sinu võimalused ja siis vastavalt sellele siis tuleb hakata otsima ka kinnisvara. Et aga mida täpsemalt kinnisvarast teada? Võib-olla seda, et mida sa hakkad vajama. Et kas kinnisvara koha pealt, kas sa tahad nüüd endale alustuseks esimest üürikodu või võib-olla üürimaja või siis on sul olemas piisav ressurss, et hakata endale kinnisvara reaalselt ostma, et mis ta siis olema peaks, kus ta siis asuma peaks. Kõige tähtsam on võib-olla see, et mis see eelarve on. Et ongi, et kui palju raha sa oma esimese kinnisvara alla saad hakata nüüd panema, sellepärast et kinnisvara ju maksab ka märkimisväärse summa raha. Nii et esimese kodu ostmisel tulebki enda jaoks selgeks siis teha, mis on minu võimalused ja ka aru saada, et kinnisvara tähendab ka ju kohustust. Kohustus sellest hoolitseda. Kui me ostame korteri näiteks, siis kohustus maksta kommunaalkulusid. Ei ole ainult, et ma kraabin selle raha kokku, ostan selle korteri endale ära, aga ma pean ka arvestama seda, et ma pean ka igakuiselt sinna panustama. Kõik kinnisvara ju ka vananeb, siis seda tuleb ka remontida aeg-ajalt. Mis ma selle kinnisvaraga teen, kas ma hakkan seal sees elama või ma hakkan selle pealt teenima? Kumb muidu levinum on rohkem, et kas need investeeringud pluss üürikorterid või nagu kodud ikkagi? Pigem ikkagi kodud, et eestlane on ikka oma kodust usku ja kui mingil hetkel siis ongi see, et oled endale võib-olla esimese 1 või 2 toalise ostnud, seal võib-olla mingi aeg elanud, kas siis võib-olla on vaja mingist hetkest suuremat pinda või on vaja siis kolida, siis on järgmine küsimus, mis ma nüüd selle kinnisvaraga teen, kas ma pean selle nüüd maha müüma, kui ma nüüd uut hakkan ostma, siis kas mul on piisavalt ressurssi juba tekkinud, et ma võin nüüd järgmise osta ilma, et ma selle vana maha müün ja kui mul see variant on, et ma selle vana saan jätta, et mis ma selle vanaga siis teen, et kes on need nutikad, kellel on mingi ressurss, võib-olla peretugi samamoodi, nemad siis reeglina panevad oma selle esimese kodu üürile ja hakkavad selle pealt siis passiivset tulu teenima. Korra mainisite siin ka, et on ikka päris kopsakas raha, et võib-olla mõeldagi, et kinnisvara hinnad tänapäeval nüüd juba on nii kalliks läinud, et meie generatsioonil on suhteliselt absurdne mõelda, et 20-selt, 23-selt oma niisugune korter täitsa välja osta. Et kas üldse mis seal nagu toimub või kas üldse meie generatsioon, mis ajal me saaksime üldse kinnisvara osta või kas me peaksimegi üüri peale mõtlema? Tudengite puhul kindlasti on esimene variant ju üürida,
et kui neil ei ole perekonna poolt toetust või kui neil ei ole enda kogutud raha, et sissemaksuks panka anda, et siis nendel ei olegi varianti, et seda korterit omal osta. Et siis esimene variant ongi jah, et üürida. Ja no no võib-olla mida mina nagu ütleksin just selle hindade koha pealt, et me oleme tõesti näinud nüüd aastate jooksul märkimisväärset kinnisvarahindade tõusu. Aga me samamoodi paralleelselt nägime ka tegelikult väga korraliku üleüldise eluolu paranemist ju. Noh, elu igal alal läks ju paremaks. Ja kui nüüd natukene guugeldada ja vaadata, kuidas siis analüütikud selle graafikutesse panid, siis tegelikult meie eluolu, heaolu, meie palkade kasv, samamoodi kinnisvara kasv kasvasid suhteliselt paralleelselt. Nüüd viimase Covidi see anomaalia, mis juhtus, siis selle Covidi anomaalia juures oligi see, et mingist hetkest kuna see defitsiit oli tekkinud niivõrd suur, ehk siis kui Covid tuli, siis kõik ju tõmbasid oma tegemised kokku, isegi arendajad ju lõpetasid seal oma ehitamised või panid pausile, ja inimesed panid oma ostuotsused pausile ja siis mingist hetkest saadi aru, et ei, et kodu ma pean ikkagi ostma, aga ei tulnud veel siis pakkumine järgi ja sellest tekkiski tegelikult väga suur defitsiit. Ostjad lükkasid, tegelikult ei olnud see, et müüjad tahtsid nagu kohe saada sealt siis mingi kellegi õnnetuse arvelt hakata nüüd rohkem raha küsima, vaid ostja lükkaski selle olukorra käima, et tekkisid ülepakkumised, sest turul ei olnud piisavalt palju pakkumist, aga kõik need, kes niikuinii plaanisid oma kodu osta ja ka need, kes mingiks ajaks oma otsused hoiule panid, hakkasid kõik üle üksteise mässama, ja sealt tekkiski selline ülepakkumine. Mingil hetkel see tõesti jõudis ka müüjale kohale, et hei, et aga ma saan ju palju rohkem raha küsida. Algselt ma arvasin, et ma saan oma 2-toalise eest X numbri, aga nüüd tuleb välja, et ma saan X plus Y veel, et siis tekkiski selline olukord, kus siis hakkas minema võib-olla see hinnatõus pisut aktiivsemalt kui üldine heaolu järgi jõudis. Ehk siis pisut tekkis mulli olukord. Aga ma pean ütlema, et ikkagi Eesti nagu selline majanduslik tervis üleüldisena on ikkagi pigem tervislik ja heas korras. Ehk siis igasugused teised reguleerimismehhanismid käivituvad ju ka sel hetkel, kui ikkagi inimene hakkab üle oma võimete midagi ostma ja soovib seda panga laenu toel saada, ega siis pank ju vaatab ka väga konkreetselt sisse, et aga vaatame nüüd, kes sina oled, kus sa töötad, mida teeb see nagu siis töösektor, kus sa töötad, näiteks Covidi juures oligi, et teenindussektor sai suure löögi, kui sa ikka oled väikese kohviku omanik, ja tõenäosus on, et sa enam ei teeni sellist sissetulekut, nagu sa teenisid ennem, ega ta siis lihtsalt ei andnud laenu. Nii et selle koha pealt ei saa ka öelda, et hakati ennast lõhki laenama ja kui nüüd öeldi, et meil on samasugune mull, nagu meil oli enne 2006. aasta krahhi, et siis me absoluutselt ei saa tegelikult seda kriisi tol ajal ja praegust olukorda võrrelda, sellepärast et me olime absoluutselt erinevates kohtades. Et 2006 ja mina ostsin oma esimese kinnisvara 2003, mis tähendab siis seda, et kui 2006 nagu hakkas juba nägema, et asi hakkab käest ära minema ja see turuolukord oli sellisel kujul toiminud juba võib-olla 2-3 aastat. Mina sain oma kinnisvara ostetud ülimalt heal ajal, enne kui see möll üldse lahti läks. Et see on minu elu kõige parem tehtud üldse. Seda ma võin öelda. Et kui see möll lahti läks, siis eranditult olid kõik munad ju ehitussektoris ja kinnisvaras ja eranditult kõik ostsid 100% pangafinantseeringuga. Aga täna meil on selline olukord, kus siis meil on oma finantseeringute maht niivõrd palju kasvanud, et pangad annavad circa seal 50% väärtuses laenusid
ja umbes 50% väärtuse siis inimesed ostavad oma finantseeringuga. On ju, ja seda nimetatakse tervislikuks majanduslikuks olukorraks, ehk siis ei ole kõik munad pangakorvis ega ei ole ka kõik inimeste korvis, inimestel oma raha tegelikult pangaarvetel on. Aga nüüd, kui praegu siin nagu tulevikku vaadata, et tarbijahinnaindeksid kõik tõusevad ja elu läheb aina kallimaks, et kuidas nagu tulevikus võib-olla on, et inimesed nagu, vähemalt tundub niimoodi, et inimesed ei suuda enam nii palju säästa, et see 50% sellest hinnast võib-olla enam ei saa tulla tarbijalt, et kuidas tulevik välja näeb? No tulevik näeb praegult välja selline, et ju tegelikult suures laastus meil on müügimahud on ju langenud. Me võime siin, see on täiesti eraldi jutusaate teema ilmselt, kus rääkida siis palju on nagu siis hinnad langenud näiteks Lasnamäel, Mustamäel ja sellistes linnasektorites või kui palju on langenud majade hinnad, on ju. Aga mida mina näen on see, et ma müün täna maju edasi. Korteritega on selline asi, et tagant on ära kadunud, nüüd mingiks ajaks olid kadunud investorid ehk siis flippijad, kes siis jälgivad, mis see olukord teeb. Aga kodu ostetakse jätkuvalt, mingid hinnakorrektsioonid toimuvad, kellel on vaja kiiremini kinnisvarast lahti saada, see tuleb ka nagu aktiivsemalt hinnas alla. Aga majade puhul ma näen, et jah, mingid hinnakorrektsioonid on, aga need on nii marginaalsed, et nagu mingid paika pidavaid nagu otsuseid nüüd teha, et turg nüüd kukub, seda ei saa. Et turg toimib edasi, aga selle asemel, et me nüüd varasemalt tegime võib-olla mingisugune 100 tehingut, nüüd me teeme 50, on ju. Ja ma arvan, et see lõpuks tõmbab ennast uuesti üles mingil määral. Muidugi selline rock'n'rolli aeg on nüüd natukene läbi saanud, sellepärast, et inimesed ju harjuvad, Euribor oli meil ju ikkagi väga madal, teenimatult madal, on ju. Ja see oli tore, aga nüüd me oleme ikkagi tagasi selles, kus majandusanalüütikud ütlevad, et see ongi see normaalsus ja see nüüd jääb. Me peame arvestama sellega. Okay. Võib-olla siis natuke tudengitele tagasi tulla või tudengite suunas, et mida peaks üks tudeng silmas pidama oma esimese korteri üürimisel? Võib-olla niisugune küsimus, et ülikooli tulevad paljud just tahavad ka ühiselamutest välja kolida ja siis ülikoolist lahkuda nii-öelda, pere juurde tagasi ei koli, hakkavad esimest üürikorterit üürima, et mis on võib-olla niisugused asjad, mida peaks silmas pidama sellel protsessil? No, kõige tähtsam asi on kindlasti üürileping, et see oleks korrektne, et ei oleks põlve otsas koostatud ja et kas need punktid, mis üürilepingus on seadusega kooskõlas. Okei. Kuidas üks tudeng, kellel niisugust juuratausta ei ole, võib-olla kuidas nagu tema siis täpselt teab, et milline see õige leping on, et tal ei tõmmata nahka üle kõrvade? No, kui ta seda lepingut vaatab ja talle tundub midagi väga kahtlast, siis võib julgelt maakleri poole pöörduda ja konsulteerida. Et me hea meelega anname ka telefoni teel konsultatsioone. Okei. Jah, et tegelikult ongi see, et lepingusse võid ju sa ükskõik mida kirjutada, aga Eesti Vabariigis ikkagi reguleerib üürisuhet seadus, ehk siis kõik punktid, mis sinna lepingusse on kirjutatud, kui peaks tekkima siis mingisugused lahkhelid, et siis enne kõike pöördutakse siis ikkagi reaalselt seaduse poole ja kui seaduses on kirjutatud risti vastupidis, siis võib rahulikult öelda, et see punkt siin on tühine. Näiteks üks asi, et kui sa ei maksa kuu üüri või hilined 2 päeva, ma tulen kohale ja tõstan su kohe välja. Meil on kodupuutumatus, ei või tulla niisama kohale. Aga teie hinnangul, kumb Eesti seaduse kohal on nagu rohkem kaitstud, kas üürnik või üürnija? Üürnik ikka. Seadus kaitseb üürniku. Ja üürniku kahjuks tehtud otsused on tühised otsused. Nii et tegelikult see jäme ots on ikkagi üürniku käes, aga see ei tähenda seda, et üürnikul ei lasu ka vastutust ja kohustusi, et ei ole päris nii, et ma nüüd hakkan nõudma midagi. Et see peab olema tasakaalus ja proportsionaalne, aga jah, see selles suhtes küll, et seadus kaitseb ikkagi, ta näeb üürileandjat kui tugevamat osapoolt. Jah,
tundub tegelikult nagu intuitiivselt tunduks nagu loogilisem ka. Tundub väga loogiline ja aus. Yeah. No ja siis üks asi veel, mida peaks siis tudeng täpsemalt järgi uurima üürileandja käest kommunaalarved, et mis endast kujutab ja mille eest tema peab siis täpsemalt maksma. Okei. Ja mida täpsemalt seal nagu vaadata, et nagu vähemalt ma olen kuulnud, et seda tehakse ka nagu erinevalt, et üüri omanik, et kas omanik maksab ise, et üürnik annab raha nagu omanikule ja siis omanik maksab kommunaalid või on vastupidi, et üürnik maksab ise kohe nagu automaatselt, et see omanik ei ole seal seotud või et nagu kuidas see standard on? No neid kõiki variante on täitsa olemas ja olen ka ise läbi käinud need variandid. Et praegu on mul sellised üürilepingud olnud, kus siis üürnik maksab üürileandjale. Et omanik esitab talle arved ja siis nende arvete alusel ta siis kannab talle raha arvelduskontole. Aga et siis omanik maksab ise nagu jooksvad kulud. Et siin on tegelikult selline suhteliselt loogiline loogika, et ja seda ma alati oma üürileandjatele ka ütlen, on see, et üürileandja jälgib ise, kuidas kommunaalarved on makstud ja garanteerib nende, et need on makstud. On ju. Et kui meil nüüd juhtub selline olukord, et üürnik ütleb, et aga ma olen maksnud, ühistu ütleb, aga me ei ole raha saanud, siis kes see vastutab, et see raha nüüd laekuks? Üürileandja vastutab ja üürileandja võib seal silmad peos nutta ja ütelda, et aga ju öeldi ja mul on isegi mul oli eelmine kuu oli kogemus, kus mul üürnik saadab maksekorralduse, et ta on ühistule maksnud, aga ta oli selle makse, et talle hüppas see makse tagasi. Ta oli selle maksekorralduse valesti täitnud ja see hüppas tal tagasi. Aga selle maksekorralduse, sest tol hetkel ta ju läbi läks, selle ta omanikule saatis. Ja omanik rääkiski siis ühistuga, näitab maksekorraldust, et aga raha on ju kantud, Aga kui mina vaatasin seda, ma sain kohe aru, et see on valesti täidetud, sellepärast, et ta oli pannud saaja siis korteriühistu registrikoodi, mitte korteriühistu korrektse nime. Pank aksepteeris selle, siis menetles seal 1-2 päeva või kaua, mina ju täpselt ei tea, kui kaua, ja siis tegelikult saatis selle makse tagasi, ütles, et ei ole võimalik makset teostada. Aga seda üürnik ju enam ei öelnud meile. Ja nüüd ongi see, et ma tegelikult ju ütlesin üürileandjale, et üürnik maksab sinule ja sina maksad ühistule. Ja niimoodi sa garanteerid, sest vastutus lasub ikkagi korteri omanikul, et jooksvad kulud ühistu ees on tagatud ja ühistul on väga tugevad mehhanismid, et see raha välja nõuda. Ta ei pea selleks kohtusse minema. Mis täpsemalt siis? Ta annab kohe selle tegelikult siis kohtutäiturile välja nõudmiseks. Okei. Ja sellega ei tahaks väga kokku puutuda isegi, kui oleks omanik, et kohtutäitur tuleb ukse taha. Ja omanik vastutab. Et omanik vastutab igal juhul, mis puudutab tema omandit. Okei, aga kui rääkida näiteks füüsiliselt selle korteri konditsioonist või seisundist, et kas teil selle kohta on ka mingi nõuanded, et mida peaks vaatama, kuidas näiteks ära tunda mingi vesikahjustust või midagi sellist, see on lihtsalt mingi näide, mis mul praegu tekkis, et kas teil on selle kohta mingi nõuandeid? No veekahjustus jätab ju plekid. Aga mingi muud asjad? No hallitus on kindlasti kohe silmaga märgata, et kui see korter on tõesti keskmisest halvemas olukorras, siis peaks ikkagi koos omanikuga korteri läbi käima ja siis vajadusel kõik üles kirjutama. Ja fikseerid selle olukorra. Fikseerid ära, jah. Kas või pildid tegema sellest, et see oli juba katki. Et kui ma annan korteri üle, et siis omanik ei saa öelda, et sina tegid selle katki. Ma tuleks võib-olla selle hallituse koha pealt ka tagasi, et seda meil juhtub päris tihti, et sellistel paneelmajades tekivad sellised hallituse kolded. Ja seda ma olen tegelikult kokku puutunud eriti tudengitega, kellel see olukord on tekkinud mingil põhjusel. Tegelikult ma tean väga hästi seda põhjust.
seal on ütleks siis niimoodi, et võib-olla selline elukogemus veel võib-olla puudub, on ju, ei ole nagu kokku puutunud erinevate olukordadega, kuidas neid kõige paremini lahendada. Ma toon näite, et meil on näiteks paneelmaja, mis on ilusti ära renoveeritud, siin on uued pakettaknad pandud ja tihtilugu selliste korda tehtud paneelmajade puhul võib tekkida ventilatsiooniprobleemid, kui ei ole korrektselt tehtud ventilatsioonišahtid uued ja tihti neil ei ole neid asju tehtud. Noh, mis mina olen näinud, omanikud, teadlikumad omanikud panevad siis akende külge selliseid fresh klappe, ehk siis tekitada, et see ventilatsioon toimuks, sest kui meil on nüüd siin vana maja, mis on järsku saanud uue kuue, ta on kohe õhku pidavam, on ju, aga meil peab see ringlus ikkagi toimima, sellepärast uutes majades peavad olema nüüd sundventilatsioonid, on ju. Ja kui nüüd vana maja on korda tehtud, see ventilatsioon ei toimi päris selliselt, siis meil tekivad teinekord, kui kardinad on ees ja õues on hästi külm, toas on hästi soe, siis võtad kardinad eest ära ja siis meil on nagu nutvad aknad, on ju. Olete kokku puutunud. Ja need nutvad aknad tähendavadki siis seda, et kondents tekib, sellepärast et see õhuringlus ei toimi väga hästi. Eriti raske juhus on see, kui on hästi paksud aknad ja näiteks pimendavad sellised rullood, mis tõmmatakse nagu siis ette. Tavaliselt meil on siis seal akende all on need radiaatorid ja lõigatakse nagu see sirkulatsioon ära, et pealt nagu pressib külma, alt tuleb sooja, aga ta ei saa kuidagi liikuma minna ja sellest need nutvad aknad tulevad. Ja kui sina tudengina siis hommikul ärkad üles, haarad kohe oma riided, oma läpaka, oma kooliasjad ja tõttad kooli ja sa ei võta need kardinad eest ära. Ja siis ta kogu aeg seisab ja ootab seal. Ja lõpuks need nutvad aknad, siis muutub see must kitt tuleb, noh, ehk siis hallitus tuleb peale, on ju. Ehk siis mida mina alati ütlen, seda ma, noh, võt see on see elukogemus juba oma lastele ka hommikul, kui oma toast välja tuled, võta kardinad eest ära. Et noh, tegelikult sa pead saama selle asja liikuma. See on pesuehtne. Esimene loogika ja tihti sellele siis tähelepanu ei pöörata. Nüüd järgmine probleem, mis meil tekib, on see, et üürnik ütleb siis, et aga teie korteris, mida ma üürin, on ju, ütleb omanikule, on hallituse probleem. Kes nüüd selle hallituse probleemi tekitas, on ju? Et noh, siin me peamegi jõudma nüüd selleni, on ju. Noh, mina näiteks omanikuna küsiks kohe sellised küsimused, et kas kardinad käivad eest ära, noh, on see uus maja, vana maja, on ju, vastavalt siis olukorrale, kas sa võtad regulaarselt kardinaid eest ära, kas sa nagu hoolitsed selle eest, et see sirkulatsioon saaks seal, ventilatsioon, see saaks toimida seal, on ju, ja kui siis avastad näiteks, ma ei tea, mõni omanik või ütleb mulle mõnikord väga uhkelt, et mulle 10 aastat oli üürnik sees, ma kordagi seal ei käinud sees, on ju. Ja siis mina mõtlen, kus see inimene nüüd Dodge'is põleti, on ju, et noh, see oleks võinud niivõrd palju halvemini minna. Ehk siis, kui sina oled selle korteri omanik, siis sul peab olema regulaarne ülevaade, mis selles korteris toimib. Mul oli endal ükskord üürikorter, mis ma elasin kunagi seal, see oli Läänemaa kandis. Kui ma lõpuks seda korterit vastu läksin võtma, siis külmkapi uks kukkus eest ära. Noh, ja noor mees elas seal sees, on ju, pärast oli välja, et veel vägevad peod olid seal toimunud, seal üldse üle küla kohta, on ju, kus käidi. Et see korter läks täis renoveerimisse ja ausalt öeldes mina ei küsinud sealt kutilt mitte midagi, sest ise ma olin süüdi, et ma seda ei jälginud ju. Nii et siin ongi see, et usalda, aga kontrolli, kui tekivad mingisugused situatsioonid, et ei ole ainult üks või teine on süüdi, see on alati nagu kahepoolne. Ja noh, see hallituse teema, see ventileerimise teema, see on ikka, noh, see on tähtis teema, sellel tuleb silma peal hoida ja kui sul ikkagi tuleb noored üürnikud tulevad sinna korterisse, siis võib-olla on sellised mõned elutõed, mis võiks nagu siis esile tuua, et siis noored inimesed teaksid, mille tähelepanu pöörata. No kui regulaarne on siis see regulaarne kontroll, et päris nii ka ei tahaks, et omanik astub iga kuu sisse, et noh, näita nüüd ette kõik, mis siin toimub. No ta ei või ju niisama sisse astuda, kõigepealt ta peab mitu päeva ette ju teada andma, et ma sooviksin tulla. No ma arvan, et see kord kuus läbikäimine, no mõnes korteris käiakse ja tehakse. Et ja sobib mõlemale osapoolele, see ongi see, mida nüüd kokku lepitakse üürilepingu sõlmimisel. Mõni omanik soovib järjepidevat kontrolli, kui üürnikule see ei sobi, siis ta ilmselt seda korterit ei vali. Aga noh, ma ütleks, et iga natukese aja tagant seal 2-3 kuu tagant võiks ikka küsida, kuidas läheb ja kas kõik on kontrolli all, et noh,
hoiab ka üürniku kontrolli all et äkki ta tuleb, vaata, sa ei peagi iga kord minema, aga kui sa vähemalt hoiad seda kommunikatsiooniliinid avatud, siis võib juba olla teada, et pigem hoitakse korras. Okay. Ma olen kuulnud ka sellist väidet, et kui korterit üürida, siis on suur oht ka sellel, et mis seal see mööbel ja sisustus juba ees on. Et võib-olla, tudeng ütles siis, et kas on parem osta korterit, kus veel ei ole mööblit sees või just, mida peaks nagu ka mööbli puhul siis vaatama, mis seal niisugused ohud on? Osta või üürida? Üürida siis hetkel. No kui tudeng üürib, siis ilmselt temal on lihtsam, kui seal mööbel on juba sees. Aga mis need võib-olla ohud on? Sest et kui ta hakkab seda mööblit sinna ostma ja mis ta siis hiljem selle mööbliga teeb, kui ta peaks uude üürikodusse minema, et siis ta peaks ikkagist otsima uut üürikodu jälle sellisena, kus ta on tühi. Et aga ikkagist tuleb see mööbel üle vaadata, et millises seisukorras see mööbel on ja ka ära fikseerima. Loomulik kulum on ju loomulik, et see, et asja kasutatakse ja ta kulub, on ju, ja mingist hetkest ta võib-olla ei tööta, ei tähenda veel, et see nüüd üürnik seda kinni hakkama maksma või seda tema deposiidi kulust võib hakata kinni pidama. Aga kui me lähme ikkagi korterisse, kus on näha, et näiteks külmkapp on tõesti väga vana, on ju, ja eeldada võib, et mingil hetkel ta oma elu lõpetab, on ju, no siis tuleb see olukord fikseerida ja juba ennetavalt kokku leppida, et mis siis juhtub, kui see enam ei tööta, et kas siis toob omaniku uue või tehakse mingi teine kokkulepe. Okay. Ja mida saab pidada nii-öelda loomulikuks kuluks versus see, et see on nii-öelda tahtlik kahjustus või tahtlik kogemata tehtud katki või et kus see piir läheb, et mis on loomulik kulu ja mis ei ole? No kui seal on näiteks selline uueväärne diivan ja loomulikult sa istud kogu aeg diivani peale ja siis ta enam ei ole nii kohev või nii tugev, et ta pikem on natukene lössi vajunud. Et see on loomulik kulumine. Aga kui näiteks kraanikausis on, mul jälle kogemus on, kraanikausis on, andsime uue korteri, omanik ise oli seda natukene aeg-ajalt, kui ta siin linnas oli kasutanud, aga andsime selle üürile ja nüüd, kui ma siis käisin seda üle võtmas, siis kivist kraanikaus või kahelkivi, mis kivi see on, ja suured praad igasse suunda. See ei ole loomulik kulumine. Sellepärast, et ta oli ikkagi täiesti korralik kraanikaus, pildistasime kõik selle korteri enne üleandmist üle ja ütleme niimoodi, et kui sa paned mingisuguse hästi kuuma poti mingi külmale pinnale, kivipinnale, siis seal võib juhtuda, et lööb praa sisse, on ju. Kas need praad jooksid igasse poole, see oli ikka seda potti sinna sisse, kraanikaussi tagund ikka südamega, on ju. See oli aru saada, et siin ei olnud küsimust enam, on ju. Okei. Võib-olla, kuidas üldse leida häid üüripakkumisi? Oleks niisugune järgmine kõnetav teema tudengite jaoks, et kust üldse vaadata, et on erinevaid võimalusi, tänapäeval on igast kv.ee ja on Facebook Marketplace'id, kus ääritakse ja kõik muud. Võib-olla, kus on see esimene koht, kus peaks otsima ja kust üldse alustada? Ega ei ole kindlat reeglit, kus see esimene koht võiks olla, et kindlasti kõige lihtsam on vaadata kinnisvara24.ee portaalist või siis city24kv.ee. Et Facebookis on ka hästi palju erinevaid gruppe, et kus kohas on üürikuulutused on üleval. Et on maakleriga ja on ka ilma maaklerita. Et minu arust ei ole konkreetset, et kust kohast esimesena võiks alustada. Et sa võid igalt poolt ju leida endale hea pakkumise. Enda jaoks võib-olla tulekski selgeks kõigepealt teha, et mis on see eelarve, mis on see piirkond. Kui ikkagi ei ole kinnisvaraalal varem tegutsenud, ei ole tugisüsteemi sellist, kes võib hea nõu anda. Et ma tean, et tudengitel reeglina eelarve on ikkagi vägagi piiratud ja siis leitakse seda see mõte on, et otse omanikult on parem lahendus, on ju, aga selle vastu mina küsiksin, et kas ikka on alati, on ju. Et teinekord ongi, et maakleri vahendusel korteri leidmine üliõpilasele on tegelikult turvalisem, kui ise siis seda otsida, on ju. Sest ongi see, et just need kokkulepped, millele ei osata võib-olla tähelepanu pöörata, kas või see, et kas te näiteks otsite korterit sõpradega koos, on ju, tuleb 2-3 sõpra, võtate natuke kallima korteri, ilusti on ära kalkuleeritud, kuidas igaüks midagi panustab, aga mis siis, kui üks nendest näiteks liigub minema, on ju, mis siis juhtub?
kes on vastutav selle lepingu juures, et mina tavaliselt soovitan siis sellisel juhul, et kõik 3 vastutavad, on ju, kui lähevad 3-kesi. Nii et ongi see, et loomulikult eluolu võib muutuda, vahepeal võib-olla peab, ongi, et üks tahab ära kolida, mis siis see lahendus oleks, teised tahavad jääda, kas siis tudengid võivad ise endale uue sõbra leida, kes tuleks ja koliks sinna sisse, aga lepingus on ju tegelikult ju teine inimene juba sees, on ju, et millised lepingu muudatused tuleb teha, on ju. Ja kui lõpuks hakkate välja kolima, siis selle sama maakleriga, näiteks kui maaklerit on kasutatud, on ju, saab uuesti kontakteeruda ja tema tuleb ja aitab ka selle korralikult lõpetada siis. Sest mis meil tavaliselt probleem suure raaga joostakse nagu suhtesse, lepingulisse suhtesse ja pärast hakatakse mõtlema, et aga ma ei tea, talvel ikkagi need kulud lähevad niivõrd palju kõrgemaks ja see sõber Jüri ei olegi nii hea sõber ja noh, et ega noortel inimestel ju ka kokkulepped ei pruugi pädeda, ega sa ju ei vabane sellest kokkuleppest, see tuleb ju korrektselt lõpetada siis, on ju. Et kas te olete nüüd aastase lepingu teinud, aastase lepingu tähtaeg kukub tähtaeg nagu saabumisel, on ju, aga võib-olla teil on vaja poole aasta pärast kuskil minna, on ju, et mis see lahendus siis on, on ju. Nii et seal on hästi palju nüansse, et no nagu ma ütlekski, et ma väga hästi mõistan seda, et tudengil on eelarve väga tähtis, aga mõnikord ongi see, et maakleri kaasamine ei pruugi kohe tähendada olulist kulude kasvu. Siin on igasuguseid kokkuleppeid annab teha, et väga vähe küll, aga mul siiski on ka omanikke, kes maksavad vahendust või siis tehakse see pooleks. Mõlemad ju saavad kasu sellest, on ju. Või siis on ka selliseid kokkuleppeid, et selle deposiidi maksab üldse järgmine kuu, ülejärgmine kuu. Et selle saab kõik sinna lepingusse kirja panna. Seadus lubab seda väga konkreetselt, ütleb, et deposiiti võib maksta mitmes osas. Okay. Aga võib-olla siin lõpetuseks, et kelle käest siis nõu ja abi küsida peale maaklerite, võib-olla kas teil on ka mingi, vanemad, eks ole, aga kui ei ole, kuhu saaks veel pöörduda? No meil on ka ju tasuta juriidiline abi olemas, et neid tasub kasutada. No Facebook tõesti ei ole see koht, kus küsida nõu nüüd, on ju. Et no päriselt ka ma nagu ütleks, et see ei ole alati kõige parem koht, kuigi on ka päris adekvaatseid gruppe, siis need grupid tuleks üles otsida, on ju. Ja hästi kriitiliselt ikkagi vaadata üle, et mis on võimalused ja soovid ja vajadused, sellepärast et kujutage nüüd ette, te tulete kodust, mis on tegelikult võib-olla teil on oma tuba olnud, kõik võimalused, külmkapp on kogu aeg sööki täis ja pesuvestud, on ju. Ja siis on see reaalsus, et need asjadest peate ise hakkama hoolitsema ja üllatus, tegelikult toit on kallis, on ju. Talvel kommunaalkulud võivad päris kõrgele kolida. Et näiteks üks ohukoht, mis mina alati näen ja selle ämbri logistasin mina läbi, kui mina tulin Tallinnasse elama üürikorterisse. Kodus oli meil ju vann ja mina ei teadnud, palju see vesi maksab. Mis sa tegid seal vannis? Logelesin tundide viisi seal, lasin aga sooja peale külma eest ära. Lugesin raamatut ja ma räägin, et ja kui see veearve ikka tuli, see ikka tõmbas hingetuks, on ju. Et võtta on asju, sa ei ole pidanud varem mõtlema nende asjade peale, kui sa siis järsku pead mõtlema, siis ikka läbi kogemuse, on ju. Aga jah. Võib-olla viimased mingid mõtted ja soovitused, mis teil on läheks tudengitele edasi anda? Peale, et ära vanni vett liiga palju. Jah, ära ole kulukas. Võta üürikorter, kus on dušš. Ja seal saab ka ju olla väga kaua ju. Nojah, täpselt. Seal saad püsti jalu, siis lõpuks ikka tüsined ära või nagu see tooli just ei pane sinna. Mis sa ütleksid? Ütle oma kogemuse pealt, Kristiin. Et mida soovitada või? Minul endal on hästi heas mõttes loll komme on see, et kui ma teen arvuti taga tööd või mingeid muid asju arvuti taga, et siis mul samal ajal telekas mängib. Et tegelikult reaalsuses telekas ei pea mängima. Et ma lihtsalt kulutan mõttetult elektrit selle peale, et ta mul taustaks mängiks. Et tuleb ikkagist vaadata, et
mida sul ei ole vaja, need lülitad sa lihtsalt välja. Ehk siis kulude kokkuhoid. Kulude kokkuhoid, jah, just. Pluss veel mõtteselgus, mis sa saad, kui sul on mitu asju ei karju kõrva, kui sa pead tegema tööd, on ju. Ja, just. Jah. No kui kodu otsid näiteks, mis ma võiks öelda, et kui otsid endale üürikorterit, siis anna aega. Et kui sa tead, et sa alustad oma õpinguid, võib-olla hakkad Tallinnast Tartusse kolima või Tartust Tallinna või mis iganes linna valid, on ju. Ja kui sa tead, et sa hakkad ikkagi kolima, siis mina soovitan ikkagi võimalikult vara hakata sellega tegelema. Et kiirustades tehtud otsused tegelikult reeglina ei ole head otsused. Ja mõeldagi enda jaoks siis hästi konkreetselt läbi, et kes oled sina. Et kui sa oled inimene, kes tegelikult oma koolipäeva lõpus või tööpäeva lõpus peab saama rahus ja vaikuses olla, no siis võib-olla ei ole mõistlik kolida mingi 5 teise inimesega natuke ägedamasse korterisse, aga sul ei ole seda vaikuse momenti ja seda privaatsust, on ju. Ehk siis see on juba suhe, mis nagu on ette määratud hukule, on ju. Ja kui te seal veel kõik olete allkirjad alla pannud ja oma deposiidid maksnud, on ju, kes siis lõpuks vastutab ja jääd sõbrast ilma ja on kuri karjas seal omanikuga ja igast probleeme võib seal olla. Ja kindlasti, mis mina võib-olla veel ütleksin, et mitte karta seda maaklerit, et jumala eest ma maakleri vahendusel ei soovi küll korterit võtta, sest ma pean hakkama mingit vahendust maksma. Räägigi selle maakleril, ütlegi, mul on selline olukord. Mul lihtsalt eelarve ei mängi välja, aga mul on sellised vajadused. Ja ütlen ausalt, et olen teinud ka omanikega kokkuleppeid, kus nagu juba ennem ütlesin, et olen ise tasudes teinekord, ega ma vaatan ka ju, et kui mul mõni korter, nagu mis näiteks sellele noorele inimesele väga võiks sobida ja rahaliselt ja regionaalselt ja kõik asjad, on ju. Aga minul ta võib-olla natuke aega juba seal näppus olnud, on ju, ja mul oleks vaja ta nagu juba töösse panna, on ju. Et siis olen ise tulnud natuke hinnas alla, olen omanikuga kokkuleppeid teinud, nii et need variante on mitmeid. Ja muidugi, kui maaklerit valida, et siis maakleri puhul vaadata siis ikkagi see maaklerite koja register üle, kas see inimene on üldse kojas liige. Sellepärast, et neid one-man show maaklerid on ka väga palju ja me ei saa ju kõigi eest rääkida, on ju kõik. Nagu te isegi aru saate, elus ei ole kõik head inimesed, on ju. Aga keegi maakler, kes on paha olnud, ei tähenda, et kõik maaklerid on pahad, on ju. Lihtsalt vaadatagi ära, et milline see resümee on sellel maakleril, kaua ta turul on tegutsenud ja see, et ta vähe on tegutsenud, ei tähenda veel, et ta halb maakler on. Lihtsalt vaadatagi ära tema see back-up, küsidagi maaklerilt, kaua sa maakler oled olnud, kas sa oled registris, oled sa kutseline ja sealt hakata siis edasi minema. Nii et mina ütleks, et kasutage ikkagi neid teenuseid, mis on olemas turul. Ei ole vaja seda jalgratast ise leiutada ja siis läbi kogemuse, ma ei teada saada, et see variant mul ei sobinudki. Okei, aga see on, ma ütleks, päris hea noot, mille peal lõpetada. Ehk siis telekas kinni, kardinad eest ära ja et vett ei raiska ja kui on abi vaja, siis maaklerid ja vanemad ja kõik inimesed, et kõik on toredad ja aitavad. Just, aga suur aitäh teile ja järgmise korrani. Järgmise korrani. Aitäh kutsumast. Tšau!